No nii, käesolevad sõbrad, esimest võistlused käesolevad sõbrad 2018 95 kg pluss parem käsi. Vasakul näeme siis Henri Tammanit ja paremal pool Martin Manninen. Kuigi Henri pole sellega väga kaua tegelenud või kas üldse on tegelenud, siis läks ta pro-kategooriasse. Vaatame, kuidas ta seal pro-kategooriasse läheb parema käega, siis kogenenud Martini vastu ta siis läheb. Oi, Martin triitse ilusti. See on tema, ütleme, üks tugevamaid stiile ja sellega võttis ta ka võidu. Vasakul Koit, paremal Aldo, 2 favoriiti siin grupis siis. Ja valmis oli Aldo. Võib-olla Koit natuke magas stardi maha, aga samas ärme võta midagi Aldolt ära, sest Aldo on tugev parema käega. Nii, vasakul Fred, paremal Martin, väga suured konkurendid. Ja kas läks ennem käsi alla või on küll küünalake viga? Ja siin natuke kohtunik mõtles ja andis küünalake vea Martinile. Nii, nüüd uuesti siis. Ja nüüd siis tuli Fredil tuli siis küünalake viga. Ütleme nii, et nüüd on mehed võrdsed vigadega 1-1. Peavad mõned väga ettevaatlikud olema. Maad konkurendid on, et nad on mitmel korral kohtunud ja väga tasavägised matšid alati olnud. Võib-olla nii hästi ei saanud nüüd Martin. Ja kohtunik mida teeb, sest et Fredil oli napikas küünalake viga, aga annab võidu Fredile. Ütleme nii, et see oli nibin-nabin tõlgendamise küsimus, et ja ei andnud Fredile küünalake viga ja siis Fred sai võidusid. Kuigi jah, hästi napikas oli, aga noh, ütleme nii, et igal spordis on kohtunik teevad võib-olla sellised, pärast on ikka hea vaadata, eks ole, et kes nüüd võitis, kes ei võitnud. Nii, Aldo võitis siit paremaga siis Kalevi vastu võidu ja Kalevil on vasak käsi parem, nii et see võib-olla väga suur üllatus polnud. Küünalake viga nüüd Henrile üks küünalake viga. Ja ütleme nii, et võib-olla siit tuleb väga huvitav matš, kuna stiilid on nii erinevad, et Henri läheb siit süüksesse pool top rolli, ütleme, Kalev kindlasti läheb triitsa peale, aga nagu me nägime, et randme sai nagu Henri endale. Vaatame, kas siis nüüd samamoodi läheb siis jah, võib-olla Kalev ise andiski oma randme ära, et minna sellisesse flop triceps pressi, aga see võib-olla kõige paremini ei õnnestunud. Nüüd peab nüüd mõtlema hoolikalt Kalev, et mida ta teeb, kuna positsioon kõige parem pole ja strapsid. Okei, otsustas strapsi minna. Nii, strapsid peale. Mehed valmis. Kalev versus Henri versus Kalev. Kes siit strapsidega selle võidu saab nüüd? Ja ei. Kalev, mida nüüd siis toimus, et kuna reeglite kohaselt jah, et näidatakse võitjad peale strapsid ära andmist, et mingisuguseid vigastusi ei tekiks lahti tõmmates, siis võidu sai Kalev. Nii, paremal pool Aldo, vasakul pool Fred, kes vasakaga Aldo alistas. Ja siis vaatame nüüd, kas on Aldo õppinud. Parema käega on jõhker loom. See pinn oli vist selle võistluse kiiremaid, nii et tuli kindel võit Aldole parema käega. Nii, vasakul pool siis Koit, paremal pool Kalev. Nii, kas Koit muretseb? Ütleme nii, et näost väga ei näinud seda ja tuli kindel võit siis Koidule. Nii, Koit nüüd jälle hoos siin, seekord siis Frediga. Fredil tundub ka vist, et vasak käsi on tugevam, sest et Koidul on parem äkki tugevam, et Koit võitis siit Fredi vastu siis võidu ära. Nii, Aldo versus Koit, parem käsi, finaal. Nii, oi, titaanide heitlus. Aldole küünalake viga, oli heas positsioonis võita siit see paremaga tiitel endale, üks viga Aldole. Nüüd ta peab ettevaatlik olema, sest kes tahab kaotada küünalake vigadega, mitte keegi. Nii, Koidul on teine võimalus, Aldol on teine võimalus, kumb siit võtab selle võidu. Koit peab 2 korda võitma muidugi, et see tiitel endale saada. Läks Aldo võidule ja võitis Eesti meister parema käega absoluutklassis. Aldo Vedula!